Tegelikult mul ei ole astronoomilist tausta, ma ütlen selle kohe ära, et ma ei hakka siin väga detailidesse minema, minu roll on, ma olen ise rohkem ajaloo taustaga ja tegelenud selle raamatu juures enamasti nende tekstide tõlkimisega eesti keelde. Ja pigem ma natukene räägiks selle raamatu sisust, selle raamatu mõttest, miks ta tuli ja siis mis on sellest raamatust lugejale uut, täpsemalt Berna Schmidti kui optiku eluloo täiendamisel. Et kuna see raamat oli töös väga pikka aega, tegelikult algas see koostamine juba aastal 2019, see oli juba enne seda suurt epideemiat ja siis tuli see epideemia peale. Aasta 2021 jõudis minu järg otsapidi, kui me hakkasime neid tekste valima ja ümber panema eesti keelde ja siis tänu sellele epideemiale kogu tegevus toimus veebi teel. Ja tegemist on olnud rahvusvahelise ettevõtmisega. Osalt tuleneb see samast Berna Schmidti enda isikust. Ma eeldan, et te kõik teate, mis ta on. Ma ei hakka seda üle rääkima. Õige pisut mõned punktid jutukäigus tulevad, et hästi lühidalt Naissaare pärit optikuga, teleskoobi meistriga ja uuendajaga, kes oma põhilise tegevusaja tegutses Saksamaal ja suri ka Saksamaal enne teist maailmasõda. Aga et tema see teaduslik, tehniline ja kogu see pärand on ikkagi väga radikaalselt seda maailmapilti selles valdkonnas mõjutanud. Aga selle asja väljaandjad, algatus tuli Eesti Raudsaste Kultuuri Omavalitsuse juurest. Põhjus on selles, et kuna Erik Schmidt Naissaarelt oli pärit, kelleks ta ennast täpselt pidas, eestlane, eesti rootslane, sakslane, ta ei ole ise seda kunagi defineerinud. Igaüks on teda hinnanud oma moodi, et sakslased on pidanud sakslased, mõned eestlaseks ja rootslased muidugi teda rootslaseks või eesti rootslaseks ja nii edasi. Aga see polegi siin antud juhul kõige olulisem, aga mõte on selles, et kuna ta on ikkagi Eestist ja Eesti-Rootsi jalad Naissaarelt pärit, siis on see Eesti Raudsaste Kultuuri Omavalitsuse tahtmine ja soov olnud, nad jälle hakkab pihta, mis asi see on huvitav? Kas ta läks ikka olnud, et sealt kandist saartelt pärit isikud saaksid eraldi ära jäädvustatud ja andis välja anda, aitas veel ka kirjastus Argo. See käis sellise kahe organisatsiooni koostöös, aga need autorid oli muidugi hästi palju. Need artikleid, tegemist on üks koguteosega, kus on umbes 20 artiklit. Eri autorid, osad on pärit Eestist, osad on Rootsist, Naissaare kogukonnast ja on ka Saksamaalt autoreid olnud. Ja pean ausalt ütlema, et see toimetuskolleegium on ilusalt tööd teinud ja osanud selle materjali väga ilusti kokku panna, väga hästi valida. Ja nüüd, kui ma need ise ka veel üle lugesin, ma tavaliselt ei loe enda asju üle, aga kui ma siin selleks valmistudes lugesin, siis ikka nägin, et tänu ühele persoonile on see raamat saanud väga korraliku sisu. Ja sellest persoonist ma natukene ka räägin. Autoritest jah, nagu öeldud, Naissaare kogukond, see kogukond, kes läks teise maailmasõjaga ära. Rootsi, seal on Naissaare ühing tegutseb, Eesti Raudsaste organisatsioon on veel, aga samuti ka Eesti, Saksa ja Rootsi uurijad, astronoomid, teadusajaloolased ja ühtlasi ka Schmidti enda omaaegsed kaastöölised ja kolleegid, kes temaga 20-30 aastatel kokku puutusid. Ja sisust ongi hästi lühidalt, siin on toodud ära need 19 artiklit, lõpus on veel eraldi intervjuu Tõnu Kaljustega, kelle talu või kontserdipaik asub endise Berna Schmidti sünnikoha peal. Ja pluss siis on täiendavalt ka veel pildimaterjal, eraldi pildiblokk, aga nendes artiklites on eraldi juttu Schmidti kujunemisest, tema seostest Naissaarega, Naissaarest endast, kui palju see aitas seda niimoodi kujundada tema kutsumust ja siis omakorda veel veidikene ka eluloolisi detaile, artikleid erinevatest ajalooperioodidest, mida keegi on temast kui
inimesest kirjutanud ja siis on omaette suur plokk on see, mis tast nüüd see tehniline pärand järgi on jäänud, sealhulgas kogu see teleskoobi maailm, mida siiamaani on teada. Ja pildimaterjalist, no siin hästi lühidalt ma siin mõned valikud tegin selles piltides siin. See tugineb natukene tema eluloole 1879 ja ta sündis, suri 1935 ja elas umbes 15. eluaastani Naissaarel, siis kolis 1890. keskel Tallinnasse, käis Leeris, oli seal mitmes asutuses, kas telegrafist või joonestaja, öösiti tegeles juba nende vaatlustega, aga siin on üks motiiv, mis võis tema elule natukese tõuget anda, see tüüpiline Naissaare motiiv, need redelid, lootsiredelid, mille otsas jälgitakse laevu ja ühtlasi kasutatakse vastavalt abivahendeid mere jälgimiseks. Kas sealt tuli midagi? On üks hüpotees ka ühes artiklis tuleb välja, et ta siis otsis, mitte ei otsinud, vaid leidis kaldalt puhutud pudeli põhjasid, mille liiv ja kivid olid siis ära lihvinud ja hakanud siis vaatama edasi uurima, et äkki sealt midagi saab ja nii edasi, aga see on selline tüüpiline Naissaare motiiv, see on tema kodutalu õue pealt tehtud, seesama Lootsi mänd, nagu öeldakse. Siin on üks pilt aastal 1901 peab see olema, see on minu viga, 1910 on pandud, tegelikult 2 viimast numbrit oli vahetuses, hästi tuntud pilt, kui ta läks Göteborgi õppima 1 aastaks või oli seal tegelikult paar kuud, sai Tallinna stipendiumi Voltast ja oli seal, aga see on ainukene pilt, kus tal on ka see üliõpilase müts peas, tegelikult seal ta oli mõned kuud, aga läks edasi Saksamaale, nii et tema põhiline eluosa oli 25 aastat orienteeruvad Saksamaal Mittweida linnas, Kesk-Ida-Saksamaal, Vienna lähedal selline väike linnakene, sealne tehnika, kas kõrgkool või tehnikum või selline kõrgem õppeasutus, kus ta siis alguses läks sinna õppima, aga ta ei jätkanud seal, hakkas tegelema omal käed nende teleskoobi läätsede lihvimisega ja võttis vastu tellimusi ja üldiselt tema see biograafid ütlevad nii palju, et kogu see kõige ilusam aeg oligi see esimese maailmasõja eelne periood. Tal oli neid tellimusi palju, ta oli küllaltki lugupeetud mees, ta elas küllaltki hästi ja siis tuli esimene maailmasõda ja siis ta muidugi hakkas seal võimudele silma jääma. Nii, aga siin on veel üks pilt 1914, Mittweidas õue peal tegutseb vaatlustega. Nii, siis on nüüd veel 1915 tema töökoda Mittweidas. Need pildid on seal täpsemalt raamatus ka lahti seletatud, kus ja mida edasi tuleb juba 20. aastate esimene pool, et see oli tegelikult kõige süngem aeg Saksamaal, kus majandus oli kokku kukkunud ja see inflatsioon oli kõik säästud ära võtnud ja põhimõtteliselt sellises valdkonnas ei olnud mingit tulevikku ja Schmidt pidas isegi plaani Eestisse tagasi tulla. Midagi otsis omale uusi väljundeid. No see on üks pilt jah, Mittweidas töökoja ees selline asi, aga tal olid juba sellel ajal tekkinud kontaktid, sidemed Hamburgi observatooriumiga ja umbes samal ajal siis Hamburgi observatooriumi direktor Richard Schorr oli ta kutsunud sinna, ajapikku ta lõpuks 30. aasta paiku sinna ka päriselt läheb ja on seal kuni 35. aastani selline vabakutseline kaastöötaja. Nii, aga no siin on üks tema kuulus vastutuulelaeva joonis, millest on ka räägitud palju, Jaan Kass oma raamatus. Siis on ja siis 20. lõpus hakkas tulema, see peab olema aastal 1927, ma ei saa aru, miks ta siin on niimoodi hästi renderdab, aga see on siis, kui käidi juba vaatamas Rootsis Jokkmokkis seda suurt päikesevarjutust Hamburgi observatooriumi maadega ja selle kirjeldus, sama päikesevarjutuse kirjeldus, ekspeditsiooni ülevaade, sellest on baasist artikkel selles samas kogumikus olemas. Richard Schorrilt hästi ilus ja korralik ülevaade. Et see on nüüd üks selline hästi põnev lugu seal ja 8. see on 28, see on siis Hamburgi observatoorium ise linnulennult ja 29. aastal käidi siis omakorda veel Filipiinidel päikesevarjutusi vaatamas selle seltskonnaga. Nii et see on siis see aeg ja siis järgnevat aastast 30 on ta juba siis Hamburgis
on seal tegutseb 35. aastani. See on siis selline hästi lühikene ülevaade. No siin on 31. aasta, tema ainukene artikkel oma teleskoobist, see suur valgusjõuga hoomavaba teleskoop, mille tõlge on ka siin raamatus olemas, rohkem ta kirjutanud ei ole. See on selline küllaltki raskepärane tekst, väga pikk, aga seal ta kirjeldab oma seda teleskoobi põhimõtet natukese lahti. Noh, siin on see artikli käsikiri kaardel, tema masinakirjas, mõningad parandused, asjad, kuidas see välja näeb. Ja siis on 32. aastal juba selle uue teleskoobi esimene prototüüp või esimene mudel Hamburgis pandud ülesse. Ja siis tuleb see, no see on selle kuulsa korrektsiooniplaadi joonis tema käe alt ja siis on, see on ka üks tegelane, kellest me räägime ka veel, 34. aastas on aastane surma, see vasakul on Schmidt ise, paremal on Arno Wachmann, kes oli tema assistent observatooriumis ja kes oli hiljem kavandas korralikku esimest põhjalikku Schmidti biograafiat, aga see töö jäi tal lõpetamata, aga kirjutas küll ühe korraliku artikli, mida tõlge on ka siin antud kogumikus olemas. Ja siis tuleb aasta, see on üks hiljem, 35 Schmidt suri, aga siin on see teleskoop, see nüüd see nii-öelda suur Schmidti teleskoop Hamburgis. Ja nendest teleskoopidest endast ma ei hakka siin praegu rääkima, aeg ei ole nii võimalik, sest Laurits räägib lähemalt, aga ma lähen nüüd selle sisu juurde tagasi. Eks ju, et laias laastus selle raamatu sisu on 3 osas, üks ongi see Schmidti ja Naissaare seosed, mul on siin need artiklite autorite nimed toodud ära. Velle Kiiman on Meremuuseumi teadur, tema sisu on põhiliselt see Naissaare kultuurgeograafiline ajal, kogu see saare roll Soome lahes ja elanike tegevusalad. Selline külg, Jakob Lees on nüüd olnud sajandi alguse Eesti-Rootsi publitsist, kes ka kirjeldas Eesti-Rootsi ja Anna-Rootsi alasid ja seal hulgas kes Naissaart, ütleme 20. aastate alguse seis, mis seal saarel toimus. Margit Roosen ja Kristiina Roosen on siis Naissaare rootslaste järeltulijad, elavad Rootsis mõlemad ja ka väga pikalt seda asja uurinud ja kirjutanud siis omapoolsed lisandused saare ja siis Bernhard Schmidti enda eluloo kohta. Teine suur plokk on siis Schmidti eluloo etapid, isiksus, historiograafia. Historiograafia tähendab siis seda, et kuidas teda on erinevatel aegadel käsitletud, kirjeldatud, mis temast on üldse kirjutatud. Lauritselt on meil korralik eessõna, siis on see sama Wachmanni, tema Schmidti kunagise assistendi ilus ülevaade 60. aastatest Schmidti eluloost. Barbara Tufnerist on tehtud referatiivne ülevaade, sellest naisterahvast räägime siis kaasa, tema on selle kõige viimase seni olemasoleva Schmidti biograafia autor 2002. aastas. Richard Schorriton, Schorr oli siis Hamburgi observatooriumi direktor ja Bernhard Schmidti otsene meie mõistes ülemus, aga siis on ka Rootsi autoreid seal sees. Åke Wallenqvist oli Rootsi Kvistabergi observatooriumi direktor pikka aega, kus on ka üks Schmidti teleskoopidest praegu alles. Ja siis Ingvar Svanberg on Uppsala ülikooli kultuurgeograafia professor, kes kirjutas Schmidti nii-öelda ikonograafiast ehk sellest, kuidas seda tänapäeval on eri kohtades ära märgitud ja mismoodi ära märgitud. Nii, ja siis tuleb siis see biograafiat osa. Ma tahangi jõuda siis sinnani, et tegelikult selle raamatu, mina olen ajaloo inimene ja mina vaatan oma poole pealt seda asja. Et selle üks selline kõige väärtuslikum osa ongi see keskendumine, et mida siis Schmidti elust on kirjutatud, mis allikate põhjal on kirjutatud ja kas need allikad on ka võimalik veel juurde saada, sellepärast et eesti keeles on praegu 2, võib-olla 3 sellist korralikku ülevaadet tema elust, aga need on ilmunud viimane 20 aastat tagasi ja vahepeal on seda Schmidti arhiivi materjali otsitud ja digiteeritud ja kaardistatud päris palju ja sealt tuleb järjest uusi kihte välja, nii et siin väga võimalik, et mingil hetkel tema eluloo mingid aspektid võib-olla tulevad ümberhindamisele, ei tea seda veel, aga lootust on. Aga siin on nüüd see artikkel, mis on tõepoolest publitseeritud
ka selles kogumikus Vahmani artikkel, hästi armas lugu. Sellele tugineb muide palju ka siis Peeter Müürsepa eestikeelne ülevaade 70. aastatest. Aga Schmidt oli Vahmaniga üsna lähedalt seotud ja tundsid teineteist väga hästi, nii et Vahman võib-olla isiksusena tundis seda Schmidti kõige vahetumalt ja kõige paremini. Et tema artikkel, seda tasub väga hoolega vaadata ja see on hästi armas lugu. Originaal ilmus Saksamaal siis 60. alguses. Ja siis on, seda raamatut kõik teavad. Eesti keeles 76 peab olema, vabandust, minul oli 72 pandud, aga aastanumber läks natukene valesti, aga see on tõesti Nõukogude Eestisse kõige tuntum väljaanne, pisike brošüür, aga hästi palju on ka viidatud Vahmanile. Ja siis tuleb mängu Erik Schmidt. Erik Schmidt oli Bernhard Schmidti vennapoeg ja väga tuntud tegelane, ma usun, et te ka teate, kunstnik, elas Mallorca saarel. Muide eile oleks ta saanud 100-aastaseks. Seda paluti siis toimkonna poolt eraldi ära mainida meil, et niisugune sündmus oli. Aga esimene raamat oli juba 95 inglise keeles ilmunud Tallinnas Optical Illusions ja siis aasta 2002 põhjalikum ülevaade minu onu Bernhard Schmidt. Ja see oli nüüd niisugune lugu, mida ta ise ütleb, et selle õigupoolest oli see vastulause või poleemiline selline diskussioon Jaan Krossiga, sellepärast, et 5 aastat varem oli ilmunud see Jaan Krossi Vastutuulelaev. Ja Schmidti enda väitel ei meeldinud talle see, kuidas seal oli seda Richard Schorri kujutatud ja et tegelikult need rollid olid hoopis teissugused. Aga nüüd Erik Schmidt ise ka vaevati, et ta nüüd Bernhardiga vahetult kokku puutus sellepärast, et Erik Schmidt sündis 10 aastat enne Bernhard Schmidti surma ja nad ei saanud kuidagi moodi nii vahetult kokku puutuda, nii et need andmed on korjatud suguvõsa traditsiooni muude allikate põhjal, aga Erik Schmidti kiituseks peab ütlema, et tal on hästi põhjalik see Naissaare allikate kogu olnud ja see on suuremalt jaolt annetatud Tallinnasse Viimsi muuseumisse ja see jagu, mis oli seotud Bernhard Schmidtiga, on omakorda annetatud siis Hamburgi observatooriumi arhiivi ja muuseumisse. Nii et sealt tuleb hästi palju huvitavad asju. Aga mõlemad on muidugi üsna põnevad lugeda. Erik Schmidti eesti keel on väga omapärane, selline hästi karune, ma ütleksin isegi. Nii, ja siis see viimane biograafia on siis aastast 2002 Barbara Dufneriks, on saksa keeles, seda ei ole tõlgitud, sellest on ainult üks katkend. Mitveida perioodis 20. aastad tehtud referaktiivne ülevaade sellesse kogumikku antud juhul, aga see on rohkem teaduslik ülevaade, see ei ole mitte nii klassikaline biograafia. Ja see on nüüd praeguseks kõik. Ja nüüd me jõuame siis sinna välja selle sama arhiivipärandi juurde, need 2 nime, just eriti seda esimest nime ma tahaksin just küll mainida, see Walter Stefani. Tema on Hamburgi observatooriumi muuseumi arhiivi meie mõistes kuraator, korraldaja, kogude digiteerija. Ta on hästi palju, 50 aastat tegelenud nende varade inventeerimisega, ka materiaalsed varad, mis on Bernhard Schmidtist järgi jäänud sinna ja samas ka tegelenud kirjalike allikate kaardistamisega. Ja see artikkel, mis on nüüd üks viimaseid artikleid selles kogumikus ilmunud 2015, ongi see Bernhard Schmidtiga seotud arhiivimaterjali kaardistamine, digiteerimine. Tegemist on sellise projektiga, mis peab online'is kätte saadavaks tegema kogu Schmidtiga seotud selle kirjaliku materjali. Ja sellega on päris kaugele jõutud, see on päris huvitav, see on olemas, see on praegu täiesti kätte saadav seal lingi peal. Seal on tegelikult 3 osa sellel arhiivil, üks on see observatooriumis tehtud fotoplaatide arhiiv, pildistuste arhiiv, mis on digiteeritud, laetud üles ja see on eraldi teine fotoarhiiv tegevusest ja 3. osa on siis Schmidtiga seotud juba eraldi kogu. Enam kui 40 000 on praeguseks juba need skaneeringud, kirjanduse kaardistamine, kõik muud asjad ja sellele kodulehele minnes on võimalik otsinguga ka täpselt välja vaadata, mis on ta olnud, kellele ta võis olla kirjutanud, kes on temale kirjutanud, mis on teada ja need olemasolevad asjad on pandud
ilusasti korraliku kataloogi ja no ma siit vaatan näiteks, ta hakkas pihta juba 2010 see töö selgitada välja olemasoleva arhiivi materjal. Tuletame meelde, et siis 8 aastat varem oli ilmunud viimane seni põhjalikum Schmidti biograafia ja nad lähevadki ja ongi kaardistanud ära need järgmised kohad, kust on midagi tulnud, kust on midagi saadud, kust on midagi digiteeritud, Hamburgi enda observatooriumi arhiiv, Schmidti arhiiv, Erik Schmidti arhiiv, tähendab Mallorcal Mittveida kooliarhiiv, Mittveida linnaarhiiv, Teaduste Akadeemia arhiivid, igasugustelt ülikoolide raamatukogude arhiivid, no siin on siis veel observatooriumid erinevad Leidenis, edasi Eesti muuseumid, Eesti arhiivid, erinevate astronoomide kogud, mis on siin ja seal, kirjavahetused erinevate fabrikantide tellijatega, olnud Schorri enda perekonna arhiiv, Wachmanni perekonna arhiiv, nii ja sidemed siis kõikvõimalike muud amatöörastronoomidega. Ja see tegelikult hästi põhjalik ja hästi selline laiahaardeline materjal kokku aetud. No neid nimesid on siin hästi palju, nüüd ma ei hakka siin ette lugema, ma ei jõua nüüd kõike lahti seletada. Seal on pikemalt sellest raamatust kõigest juttu, kes mis oli ja kes midagi tegi. Ja kui need tuleb järjest juurde pidevalt, see töö käib ja siis annavad autorid seal artiklis lootust, et tõepoolest siit on päris olulised, huvitavad elulised aspektid leidmas mingeid uusi selliseid dokumente, uusi materjale ja mis tähendab, et tulevikus võib kindlasti mõningaid Schmidti elulooga seotud asju täiendada. Ja probleem on ju lihtsalt selles, et Erik Schmidt või see Bernhard Schmidt ise endast mingit materjali järgi ei jätnud. Tema isiklik kirjakogu on kadunud, mitte kadunud, hävinud või hävitatud sellepärast, et üks väike käputäis asju jäi tema surmast järgi seal, mis seal olid. Ja need jäid muuseumisse või sinna sellesse, mis ta nüüd on, observatooriumi juurde, aga midagi muud ei olnud. See oli ikka selline täiesti tühi maa. Ja on võimalik tema suhtlust taastada siis nende adressaatide kaudu ja vaata seda siis need arhiivi kaardistajad siis ajavadki praegu. Ja tulemus on hästi võimas, et on ja samas paralleelselt tegeletakse ka isemelise pärandiga, et seal see teine artikkel, mis Stefanilt ja Serratsioolilt on kirjutatud, on ka siis selle tähetornile valmistatud optikast. See optika, mida siis Bernhard Schmidt on teinud, osad Hamburgile, osad ka mujale, et kui palju neist on alles, mis dokumentatsioon on nendest alles, need tellimused kõik, mõnest asjast on ka need toorikud alles, kuhu nad on miskid läinud, need on praeguseks on tuvastatud suurusjärk 60 erinevat sellist reset, mis on kindlalt Schmidtiga seotud. Aga siia ei ole arvestatud neid kõikvõimalikke muid teleskoope, mis sealt üle ilma hakkasid levima. Nüüd see teleskoopide asi on hoopis omaette teema ja see on, ütleme, teise maailmasõja järgne asi juba, aga sellest ma ei hakka nüüd eraldi ise rääkima. Et ma siit äkki annan siis teatepulga üle kohe Lauritsale, et nendest on palju kirjutatud, seal raamatus on artikleid ka, seal on tõepoolest on aga Rootsi autorite artikleid, Gustav Holmberg on näiteks Rootsi teadusloolane Göteborgi ülikooli juures, Tarmo Oja Eesti päritoluga observatooriumi direktor Listabergis, näiteks Gudrun Wolf-Schmidt on Saksa uurija, kes on samamoodi selle tehnilisest küljest valgustanud nende teleskoopide levikut üle ilma. Frank Gustafsson on Uppsala ülikooli astronoom, kirjeldanud neid asju, Erik Stempels on samamoodi Uppsalast ja Matja Schünz on siis teinud üle eraldi kataloogi olemasolevatest Schmidti teleskoopidest üldse maailmas, nii palju kui need on, koos tehniliste andmetega ja Matjas ise töötab Hamburgi observatooriumi juures praegu. See on nüüd siis see hetkeseis, aga ühesõnaga kogu see info on seal raamatus olemas. Et ta pigem on selline, mõtleme, Bernhard Schmidti elu ja selle pärandi nagu kaardistamise hetkeseis. See on üks selline punkt, et ta ei anna sellist eluloolist ammetavat ülevaadet, aga pigem seda seisu, et mis on tema eluloo uurimisel hetkel teada ja mis sealt võib puudu olla ja mis sealt võib veel välja tulla. Et see on nüüd selline hästi lühikene kokkuvõte. Nii, aga ma ei tea, nüüd ma annan äkki Lauritsale üle ära. Kui ma küsimus võib-olla
küsimustele ka veel vastata. Selgituseks on veel üks asi, mis ma unustasin öelda. Tõepoolest, et see raamat ei ole ainult eesti keelest, kas ta on ka rootsikeelne paralleelversioon. Aga see on nüüd Rootsisse minekuks, et kui keegi on huvitatud ka rootsikeelsest versioonist, siis sõpradele anda või kellegile, kes tunneb, et siis on ka see olemas täiesti. Et tegelikult ta oli algusest peale planeeritud kakskeelse raamatuna, päris algusest plaanisime, et ta on üks raamat kahes keeles. Aga siis hiljem ikkagi arutati, et ei, teeme ikkagi kaks eraldi raamatut, aga sisu on sama. Kõik on ülejäänud sama, lihtsalt on teine keeleversioon ja teine sihtriik. Niimoodi, see on nüüd praegu kõik. Aga ma võin vastata küll, kui on midagi küsida, siis. Toomas. No, kas tahaks küsida, missuguseid hoiatusi tuleks anda inimesele, kes loeb Krossi romaani Vastu tuulelaev? Noh, ma ei pannud meelega seda Krossi romaani siia sellesse Schmidti biograafiat alla, sest ta tegelikult ei ole ju biograafia, ta on selline fiktsioon, nagu nad ütlevad. Seda on seal raamatus ka mitu korda kirjeldatud ära. Et ta on, ma ei oskagi öelda, Kross on Kross, et Krossi lugeda on ilus ja tal on hea tummine keel ja kõik on hästi, aga ilukirjandus on ilukirjandus, siis ta tulebki niimoodi võtta, et kas see nüüd päriselt nii oli seal, nagu tema ütleb, et selle Schmidti surma asjaolud olid sellised, et Saksa võimud võib-olla aitasid seal kaasa ja siis omakorda seal kas see observatooriumi juht Van Kavel oli sellesse segatud, see on fiktsioon ja sellel ei ole seda dokumentaalset kinnitust. Seda on ka tõepoolest seesamas Stefanisa artiklis ka mitu korda maininud, et tõepoolest, et ta kirjutab sellest, aga senine kirjalik materjal sellele mitte mingisugust tuge ei anna. Et see on ikkagi Krossi oma nagu vastutusel pandud selline teema. No aga tal on selge, et tema stiil ja tema rõhuasetused on niimoodi. Ja igal juhul tuleb lugeda nagu ta on ja lähtuda sellest, et tegemist on ilukirjandusega, mitte nii-öelda allikate. Ma olen absoluutselt köidetud, aga see oli aastakümneid tagasi. Jaa, see oli 97 minu varsti ilmus. Lugeda muidu, oli 97? 87, vabandust, jah, tuli varem jah juba jah. Aga lugeda muidugi hea ja ma olen seda ka lugenud mitu korda. Aga ette vaatasid peab olema, et see ei ole ilukirjandus ei ole allikas. Aga selline küsimus, et ilmselt on raamatust kirjas, et kas tal oli Eestis ka töökodu olemas või Naissaare, kus ta siin koha peal on midagi? Teadaolevalt ei, Naissaare mitte, Naissaare ta tuli väga varakult ära. Eks ta oli ju koolipoiss ja on teada ainult, sellest Eesti perioodist üldse väga vähe on allikaid. See Naissaare kirjavahetus on ka praktiliselt hävinud, sealt ei ole midagi alles. Kas ta nüüd on ise hävitanud või on siis need sõdade ja ümberasumiste käigus kaduma läinud, igastaks on ainult peretraditsiooni kaudu saadud see info. Teadaolevalt ei ole olnud. On olnud juttu neid igasuguseid perelugusid, et jah, et ta on lihvinud ise ja ta on neid pudelipõhjasid teinud ja kõiki asju. Aga kas see nüüd vastab tõele, seda ka need Saksa, need Hoffmann ja need teised autorid ka ise kahtlevad selles, kui natukene liiga ilus. Et kus see impulss tuli tal seda asja hakata tegema, et see on siiamaani ikka kerge müstika. See tohi üks väike täiendus lihtsalt, et Tartu Ülikooli muuseumis on perekonnalt saadud relikvia, mis on Bertolt Schmidti üks esimene teleskoop. Mis on kokku pandud suvalistest detailidest, mis ta kätte sai koolipoissina. Ja see legend selle juurde käis siis niimoodi, et see on siis Erik Schmidti legend, kes meile nüüd üle andis, et nad tõesti kandsid neid asju kaasas igale poole, kui need Naissaare elanikud kõik ära aeti saarelt ja nad on pika ringi ümber maailma teinud. Neid on seal korduvalt ajamust ära võetud. Aga jah, ühesõnaga Tartu Ülikooli muuseum on 3. koht, kuhu jõudis perekonnamaterjale. Ja muu hulgas on seal näiteks Bertolt Schmidti kiri, mis, ma ei tea, me ei ole jõudnud raamatut praegu lugeda seda raamatut. See on küll huvitav selle pärast, et Bertolt Schmidti kiri, mida ta kirjutab pärast esimest maailmasõda, kui ta tahtis Eestisse tulla, ilusas puhtas eesti keeles, et kas teil on mulle mingit tööd pakkuda, aga Tartu Ülikooli tähetorn ei olnud huvitatud, et teemad oli vaesed.
ja sellest on ka juttu, aga ma pean arvestama, et see sama artikkel, mida ma siin refereerisin, see on kirjutatud aastal 2015, 10 aastat tagasi. Ja siin vahepeal on ikka asju ikka toimunud ja seal artiklis tõepoolest ka mainitakse seda, et Schmidt on olnud ühenduses Tartu Observatooriumiga ja Tartu omadega üldse. Ja andmed pärinevad Erik Schmidtilt, aga ta, sealt on jäetud need otsad meelega lahti, et selle hetkel ei oldud veel lihtsalt selle meil on reaalselt kiri oma käemile. Ja see on küll, ei seda ma saan muidugi Valterile mainida seda asja küll ja ma usun, et ta kindlasti on kursis sellega praegu, ma ei ole ise ka selle digiarhiivis üle kontrollinud, võib-olla et seal on juba sees seda antud. Aga tõesti see info, mis siin oli, see on 10 aasta tagune, see on selle artikli tõlge, mis ta siis avaldas selle töö käigust. Nii et see on küll väärt asi, et nii. Kas on veel küsimusi? Saate vaheval küsimusi mõelda, et kui Laurits räägib ka oma poolt ja siis... Ja nii, mina jällegi nüüd ütlen, et ma ei kavatse anda mingit ammendavat ülesvaadet sellest, mis Schmidti teleskoobist või kaamerast või tema optilisest süsteemist edasi on saanud, vaid lihtsalt mõned niisugused nopped, märksõnad. Et nagu teada, jah, see kurikuulus korrektsiooniplaat oli tema põhiidee siis jah, et mis selle Svärlise operatsiooni ja kooma siis kaotas, et kui muidu ei saanud teravat kujutist mujal kui ainult peegli keskel nähtavast objektist, et siis tegelikult tänu sellele omapärase kujuga korrektsiooniplaadile sai ja Schmidt siis niisugune teleskoobi, millel oli hästi suur vaateväli, millega on võimalik suuri taeva ülevaateid teha ja 1930. aastal siis väidetavalt sai ta esimese sellise prototüübi mudeli valmis ja seesama Walter Pade, mitte see Walter, kes juttu oli, aga Walter Pade, kellest ma rääkisin seal supernovade nimetamise juures, kelle nimi ka siin vilkatas korra, läks 31. aastal Ameerika Ühendriikidesse või 30. lõpus ma täpselt Californiasse tööle ja viis selle idee kaasa. Aga enne Schmidti surma see ta eriti edasi ei arenenud vist seal ka, aga siis hakati jah seda arendama ja sellest on saanud siis ütleme seal Palomari observatooriumi suur Schmidt, millega on tehtud suured päevaülevaated või siis see siin pildil olev Saksamaal Tautenburgi observatooriumi Schmidti teleskoop, mis oma 2-meetrise avaga on siis suurim klassikaline Schmidti teleskoop. Aga peale sellest Schmidti optilist skeemi on mitut pidi edasi arendatud ja sellest lähtudes või teistele süsteemile, mida külge voogitud seda korrektsiooniplaati näiteks ja ma ei hakka siin jällegi meil kaugeltki peatuma lihtsalt mõned nimed. Kõige huvitavam võib-olla on see Schmidt-Väisala või Väisala ise. Yrjö Väisala oli Soomes väga tuntud astronoom ja astronoomiste riistade arendaja ja observatooriumi Tururi Tuorla observatooriumi rajaja. Kui siin eile Tõnu Viik rääkis Argelandist kui Soomest Truuvest, siis võib-olla mingisuguse väikese võrdlusena võiks Väisalat nimetada võib-olla Soome õpikuks. Kuigi ta rohkem võib-olla jah, niisuguse praktilisem ja organisatsioonilisema ja internetliku suunitlusega, aga on andmed, et Väisala olevat ise ka välja mõelnud midagi analoogilist selle korrektsiooniplaadi taolis juba varem 1924. aastal. Nii et kui Schmidt poleks selleni jõudnud ja oma tööd avaldanud või võib-olla oleks see optikasüsteem võib-olla saanud hoopis Väisala nimeliseks. Aga seal midagi oli natukene siiski teistmoodi. Ka nii, et Schmidti ideedest Väisala sai täiendust nagu oma süsteemile ja siis sai selline mida praegu mingi määral kasutatakse ja siis on vahepeal läks Schmidti nimi kaduma hoopis sealt, näiteks Baker Schmidt ja Baker Nunn, aga teatud kaamerad, millega näiteks kosmoselaevu jälgitakse või nende pilte tehakse Immersion Schmidt, aga kõige tuntumad võib-olla on siis, et kahe niisuguse suure tuntud vana aja optikuga paari panemised Schmidt-Newtoni optiline skeem, kus siis on Schmidti teleskoobis tehtud siis nagu Newtoni teleskoop, kust kõrvale tuleb välja see vaatetoru kular nende sapeegli lisamisega või siis Schmidt-Cassegrani süsteem, kus selle korrektsiooniplaadile on siis pandud sekundaarpeegel ja Cassegrani fookusi nagu see tavalisest peegelteleskoopides siis toimib. Muide kõrvale põikeks võib veel öelda jah, et seesama Cassegran, ta võib nimetada küll optikuks, aga tegelikult Laurent Cassegran oli 17. sajandi lõpupoole Prantsuse katoliku vaimulik eelkõige ja optika ja igasuguste muude riistade ehitamine oli tal lihtsalt niisugune kõrvalhobi. Aga tema nimi on astronoomide juures väga tuntuks saanud, et väga paljud teleskoobid kasutavad seda Cassegrani fookust.
no ja siis mõnest uuema ja arendusest veel vilksamisi. Muidugi jällegi paljud teavad, et see sama NASA kosmoseteleskoop Kepler, mis 2009. aastal startis siis eksoplaneete otsima. Et selle teleskoobi põhikonstruktsioon on ka põhimõtteliselt Schmidti teleskoop, millel on siis 1,4 meetrise läbimõõduga peapeegel ja 0,95 meetrise läbimõõduga korrektor. Ja Kepler siis vaatles ühte välja, luige tähtkujus linnude lähedal, kus siis selle põhimissiooni käigus on seni kinnitatud 2784 eksoplaneedi leidmine ja ligi 2000 ootavad veel kinnitamist ja siis see jätkuprogramm K2, kui need güroskoobid enam ei töötanud normaalselt, aga sai ikkagi üht-teist vaadelda, selle käigus leiti ka praeguseks teada üle 500 kinnitatud planeedi ja ligi 1000 kandidaati veel. Nii et praegu teadaolevatest eksoplaneetidest, mille arv hakkab 6000 lähenema, on veidi üle poole ehk 55,7% avastatud siis selle Kepleri teleskoobi abil. Noh, siin on jah, muidugi võib siin igasugu huvitavaid spekulatsioone muidugi arendada. See muidugi kindlasti ei saa niimoodi väita, et kui Schmidti poleks olnud, et siis oleksid need planeetid siiamaani avastamata olnud. Ja üldse kogu see Schmidti optiline süsteem, ma arvan, et see oli ka lihtsalt niimoodi, et aeg lihtsalt nõudis seda, astronoomia vajadused nõudsid, et oli vaja niisugust teleskoopi, millega saaks suuri taevaalasid korraga pildistada ja varem hiljem oleks selleni jõutud, aga see on meie jaoks siis võib-olla jah, niisugune suur omamoodi õnn ja hea ihus, et seda just Schmidti teleskoopiks nimetatakse. Ma ei teagi, ma ei ole seda raamatut põhjalikult vaadata, kas see tabel, mis oli algsetel käsikirjade hulgas Exceli tabel Schmidti teleskoopti, kas see mingil moel seal on raamatut ka sees on? On. Me tegime ainult niimoodi, et me sinna tabeli vormi välja, me panime niimoodi. Sellest tabelist ma enda sealt on umbes 60 Schmidti teleskoopi mainitud, mis maailmas on olemas või on olnud, aga kõik nad ei tööta praegusel ajal. Samad teisalt ma olen kuskilt lugenud, et on 30 ringis praegu töötavad Schmidti teleskoope, nad üks suuri klassikalisi. Aga muidugi need ei arvesta muidugi need väiksed amatöör Schmidt, kes tegane Schmidt jutule teleskoope, aga professionaalsed teleskoope. Aga no igal juhul neid ei ole väga palju ja noh, nagu teate, on kuidagi niimoodi kujunenud, et Schmidti kodumaal Eestis meil korralikku Schmidti teleskoopi ei ole. Aga noh, selle eest Lätis ja Soomes on. Ja lihtsalt on, pole tuntud kodumaal. Just ja niimoodi on meie astronoomide uurimissuunad välja kujunenud, et nagu seda ei ole ka vajalikuks peetud. Aga siis veel viimaseks üks asi, näide kõige suurejoonelisem näide võib-olla on siis hiinlaste teleskoop Lamust, mis on küll nüüd natukene teistmoodi ja keerulisema konstruktsiooniga kui lihtsalt Schmidti teleskoop, aga põhimõtteliselt kasutab ka ikkagi seda sama korrektsiooni ideed nagu Schmidt, sest on siis suur peegel MA, on see nii-öelda korrektorpeegel siis ja MB veel suurem on siis see nii-öelda peapeegel ja seal siis on seal keeruliste kiirtekäiguga siis ja lõpuks fiiberoptikaga suunatakse see valgus siis spektrograafi ja tehakse siis suure taevaala paljudest objektidest korraga spektrid ja see teleskoopi põhimõtteliselt suuruseks läbimõõduks pidada tinglikult 4 meetrit, mis on siis nagu suurim Schmidti idee järgi ehitatud teleskoop ja vaateväli korraga on siis umbes 5 kraadi. Nii, aga sellega siis ma ilmselt siin praegu lõpetaksingi ja väga huvitavad ettekanded, seal on küsimus. Selline küsimus, et Schmidti, kas on teada, kui palju tema nimel need igasugused patente, mida senimaal kasutatakse, mitte ainult astronoomias, vaid ka muude optikaalad? Jah, meditsiinis, aga kas tal patente üldse on, ma tahtlen selles? See on ka teema jah, millest on nendest biograafiatest juttu. Ja tõepoolest on teinud patente seal kõikvõimalike periskoopilaadsete asjade peale, gastroskoopide peale ja nii edasi. Aga palju need reaalselt nüüd jõudis, ma nii palju on teada, et ta meie mõistes ikka jageles päris palju selle patendi ametit. Ja suured probleemid seal ei tahetud võtta mida kuulda. Mul ei ole ka seda infot, palju need täpselt on patenteeritud. Konkreetselt see Schmidti teleskoopi minu teada ei ole. Minu teada ei ole jah, et see on ikkagi nii-öelda open access. Varsemad asjad jah.
aga see gastroskoop, see on ka tänaval palju kasutuses. On küll jah, aga ta põhimõtteliselt ka tegutses selle arendamisega, ta püüdis seal neid täiustada aga minu teada ta võis teha taotlusi, aga väga palju tema taotlusi lükati tagasi. Just sellistel põhjustel, et konkurendid olid juba ees ja siis need asjad käisid niimoodi. See oli 20. keskpaigas siis, kui see majanduskriisi aeg oli. Et sellest ei ole palju teada, kui palju need niimoodi reaalselt nagu tema nimele tehti. Kas on veel küsimusi kellelgi? Kui ei ole, siis raamat on endist veel seal letis müügis, et saate soetada ja siis tutvuda lähemalt selle infoga, mis on kokku lugunud. Aga veel kord suur tänu mõlemale ettekandjale.